Milline mase ilm. Täpselt samasugune nagu minu video. Hello, not human siin. Ja me jätkame jälle oma Venemaa videoga. Nagu te näete, et see on lühem. Igatahes me ei teadnud täpselt mida teha ja kuhu minna. Aga Damiril oli mingi idee peas ja siis kuna meil ei olnud endal nagu seda giidi, siis Damir nagu otsustas, et ta võtab selle enda peale ja lühike video. Sellegi poolest ma jätsin ta sisse, kuna ta on üks osa meie päevast. Mis ma siin räägin? Jätkame edasi. Kohustuslik sööma aega. Tädile küsida. Tere rahvas, nüüd on siis ametlikult Venemaal põhimõtteliselt nagu omapäid liigume ja täna on siis meil teine päev. Et enne meil oli sugulane, kes kogu aeg näitas, et aga nüüd me liigume omapäid. Et Damir nagu õppis ja vaatas natuke kaarti ka, et meil on Yandeksi kaart on. Ja olemegi siin praegult ja ootame. Ma ei oska vaadata, millal ta tuleb. Äkki lähme jala. You stupid! Ma ei tea, kui hästi on näha, aga ma näitan teile sümbolit, mis on nagu rahvusvaheline, et seda nagu graffitiga igale poole seina peale tehakse. Ja vaadake seal. Igal pool. Et siin on nii kavalalt tehtud, et kui sa sisse tuled, sa pead põhimõtteliselt maksma pileti. Sa pead ostma endale pileti. Ja et siis 50 rubla on siis ühe inimese nagu pilet. Sa ei rääkinud ikkagi, kuidas peab maksma muidugi. You stupid! Et sa maksad või ostad niimoodi, et maksad juhile, kes sellega trammiga nagu või ma ajan kogu trammide trollist hästi, ma üldse ei tea. Sa ei rääkinud ikkagi põhiliselt. You stupid! Enne kui sa ei maksa, sa ei saa läbi minna, et seal ees on siuke jalg ees, siis see tuleb niimoodi. Et kui maksad ära, ta annab sulle, juht annab sulle piletid ja siis tõmbad läbi sealt ja siis see jalg liigub. Kuigi siin on keskel on ka uks ja seal taga on ka uks. Puhk palab, me läheme kesklinna praegu. Meil meile ka. Ja muidu selline on see kaart. Ühekordne sõit. Siin igasugus maa-alustes kehtades on reaalsed poed. Et saad igasugust staffi vaadata ja ma hindade kohta ei oska väga eriti midagi öelda. Kahjuks praegu nüüd hakkas tibutama. Täiega tibutab nüüd. Hakkad sadama. Aga me lähme täitsa kesklinnaks, kus see punane väljak on, seal on see suur kaubanduskeskus, kus me eile olime eelmises videos. Ja seal on lihtsalt nii suur pood, meil on vaata, mis seal täpselt on. Neil ei olnud seal üldse kaua. Naudime täiega seda Venemaa, et kõnime igalt poolt üles vaatame, avastame. Täiega avastame. Kudrinskaja on see. Tuled siia just käske vaata, vaat 2 käed siia maha. Ja. Revolutsioon vaata. Täiega haige. Kogune kõik see ümber vaata, hakkad rääkima. Hakkad see täiega neile rääkima. Mul vaata nii sõjaliider vaata. See on see. Me ei tohi olla vaata, nüüd olla peab rusikaks. Ei narod, я знать не знаю, идите нахуй. Извините, пожалуйста, вы подкастите, где... Подожди, сейчас я говорю. Põhimõtteliselt, kui sa kodus oled ja mängib mingit arvutimängu ja siis ema tuleb kähku tuppu ja ütleb, kuule Ravil tule, siis ütleb, oota, ma ei saa praegu tulla, ma saan segada, oota, ma ei saa praegu, ole vaid. Kuuldne kala, palun ütle mulle midagi. Ütle mulle. Alright, lähme siis nüüd selles kaubanduskeskus. Kuhu me läksime? Punase väljaku selle kesklinna kaubanduskeskus Gumm on siis lühes. Pitnima, ma ei tea. Huge popcorn. You want some? Ongi suured popcornid, täitsa äri. Kolmandale kordsele jäi. Gumm. Reaalselt see on nii suur kaubanduskeskus, et
siin on, saad nagu kino vaadata filmi nagu on ja saad süüa riided, absoluutselt kõik, mis sa nagu, no ainult tuleb näida, näe, siin on. Midagi on. Vaata, mis see Puškiniga tehtud on. See on mingi ise. Midagi. Mingi venekeelne tekst on siin, vaata. Mängi mingi pakkumist. See on mõne maakera. See on raiski suur see. Mis asja? See on nii reaalne asjad nagu. Ja see on odav asi mõelda. Midagi oli küll. Ma ei tõesti ka meelde, et see lähevad vaadata. Ei, ma näen niingi ka. Midab väike, nagu diskopall, ainult see kolju seal. Täiega väsitab ära see kaubanduskeskuses liikumine ja siis siin linna vahel. Kui ei ole sul kindlat kohta, kuhu sa tahaksid minna ja niimoodi, siis on nagu raske nüüd ringi liikuda. Näe, vaadake Batmobiil siin. No, close enough. Ma nii väsinud. Ostsime piletid, mis on nagu 3 päevaste jaoks mõeldud ja iga sõidu vahel on sul 20 minutit pausi peab olema. Neid panin peale ja siis läksin läbi. See on siuke värk. Ja nüüd sõidame põhimõtteliselt teise Moskva otsa võib ka öelda niimoodi, kui ma õigesti aru sain. Ma ei tea, Tamir siin on meie uus giid. Sõidab välja. Ma jäin selle ukse vahele praegu, enne kui sisse tuli. Midagi pressis mind vahele. Aga lõpuks sai aru, et inimene vahele, siis tegi ukse lahti ja ma sain sisse. Jube. Ma arvan, see on niimoodi, vaata, et sa lähed sinna üles, vaata, seal on nagu sild, vaata, sa lähed teisele poole. Ronime üle, jah. Võtad hoogu hüppa. Ja just nüüd, vaata, hüppa. See on teine. Oota, need ongi need partisanid. Lööme siin. Oodake käsku, enne kui me alustame lahingut. Ja vaadake, see on Kaspar Rinno. Vaadake, see on täiega Silveri vend, Kaspar. Jälle siuke söögile. Riikad või siuke. Kus me oleme? Ossa vaatasid limusiin. Ossa raisite limusiin. Ja see on siis, tundub olevat see, mis läheb sinna 3. ringi juurde või ma ei teagi. Mis sulle seletati? Mingi 20 meetrit sinna koolist peab tulla mingi klaasist siuke. 20 meetrit. Et see on siis nagu väljas siis või? Tuli 20 meetrit, ta piikuma ei tule kuhugi. Liigume praegu selle uue selle Venemaa metroo, Moskva metroo poole, mis liigub isegi maalt välja, seal ees. Valge kivi. Viimas ajab liigume ühest metroost teise. Tamir kasutab valekaarti, et ta jääb sinna teisele poole. Täitsa vees. Üks mees ja naine panid ila. Ei hakanud filma. Panid tätti seal.
sõitsime koolama läbi määrast. Jäime vihmaketta täiega. Aga nüüd on kõik ka. Nii me jälle oma pesas ja siuke lugu, et täna tuli siuke lühem päev. Et me ise ka täpselt ei tea, kuhu me lähme ja mida me tahame vaadata, seepärast et no jah, kell on 7, no ta me räägib, et kell on 7, et see tähendab, et päev pole läbi veel, et me võime veel... See ei olnud lühike päev. See tähendab seda, et see ei olnud lühike päev. Et no midagi erilist ei olnud, aga siiski ikkagi tuli selline päev, sest on üks osa meie päeva.